Selles videos näitan teile, kuidas saab seadistada Trumpauto tarkvarat online broneeringute vastuvõtmiseks. Selleks on vaja ära täita esmalt ettevõtte üldseaded, mis asuvad siin. Esiteks ettevõtte aadress. Järgmiseks teavituste e-mail. See on see e-mail, kuhu saadetakse kõik teavitused broneeringute ning päringute kohta. Järgmiseks etteteatamisaeg, vaikimisi 2 tundi. Siit saab ettevõte ise valida, kui palju vajab tema etteteatamisaega broneeringuks. Ehk siis, kui klient soovib teha broneeringut täna, siis ta saab selle teha alles praegusest 2 tunni pärast. Ei ole võimalik broneerida näiteks 5 minutit enne, kuigi seal on vaba aeg. Keskmine tunnihind, registrinumber ja vajutad salvesta. Nii, ettevõtte üldinfo on nüüd uuendatud. Järgmiseks tuleks aktiveerida mõni teenus. Valime näiteks rehvivahetuse. Avaneb pop-up, kus küsitakse üldseadeid sellele teenusele. Ehk siis mis kellast, mis kellani me teenindame ning kui palju broneeritakse aega antud teenuse teostamiseks. Iga ettevõte saab ise valida, millise ajaga nad seda teenust saavad teostada. Ehk siis mõni töökoda võib teha rehvivahetuse ära 30 minutiga, aga mõni võib ka natukene pikemalt. Siin märgime ära, mis päevadel broneeringuid vastu võtame ning lisaks saab ka valida, kas me võtame broneeringuid vastu riigipühadel. Ressursid. Siit saab valida ressursi, kellele antud teenuse broneering siis tööna lisatakse. Vajutame salvesta. Nii, teenus aktiveeritud. Selle peale läks teenuste staatuse juures tuli roheliseks, mis näitab, et meil on üks teenus aktiivne ning see on korrektselt seadistatud. Kuigi see tuli on hetkel roheline, siis kliendid hetkel veel broneerida ei saa, kuna meie ettevõte pole märgitud avalikult nähtavaks. Teeme selle nähtavaks hiljem. Läheme vaatame nüüd täpsemalt rehvivahetusteenuse täpsemaid seadeid. Siin on võimalik muuta eelnevalt pop-upis sisestatud andmeid. Ehk siis broneeringute vastuvõtmise aeg, standardkestvus ning lisaks on võimalik lisada ka paus. Näiteks kui me soovime panna teenusele 12.00 pausi, 30 minutit, siis seda saab teha siin. Ja pausi ajal ei ole võimalik broneerida. Lisaks on võimalik siin lisada sõiduki liigi piiranguid. Ehk siis kui näiteks meie töökoda teenindab ainult sõiduautosid, saame selle siia lisada. Ja samamoodi saab lisada ka margipiirangu. Ja siia saab lisaks lisada ressursse, siis keda teenusele rakendada. Ühele teenusele võib olla rakendatud ka mitu ressurssi. Neid saab lisada siin. Ja samamoodi ka eemaldada. Enne ettevõtte avalikult nähtavaks tegemist lisame veel mõningad andmed. Näiteks lisame ettevõtte logo, mida siis kliendid näevad avalikult. Ja logo on uuendatud. Järgmiseks lisame mõned avalikud kontaktid, mida siis kliendid näevad ja saavad vajadusel kasutada. Näiteks e-mail. Lisame e-maili. Ja siit saab ka lisada näiteks mobiili ja telefoni. Jätame need hetkel lisamata. Nüüd teeme ettevõtte avalikult nähtavaks. Vajutades siin nupule näita töökoda. Nüüd on ettevõtte avalikult nähtav. See tähendab ka seda, et aktiveeritud teenustele on võimalik teha broneeringuid. Ehk siis hetkel on võimalik teha broneeringuid rehvivahetusele. Muudame nüüd andmeid meie kodulehel. Esmakordselt kodulehe seadetesse tulles küsitakse meilt unikaalset URL-i tunnust. Seda küsitakse ainult ühe korra ning hiljem seda muuta ei saa. Ja kinnita. URL on nüüd kinnitatud ning oma lehte näeme me siin. Ettevõtte koduleht näeb välja selline. Siin kuvatakse kaart, kus kuvatakse ettevõtte asukoht siis vastavalt sellele, mis üldseades määrati, ettevõtte logo, mingi lisainfo, meie pakutavad teenused, kust on võimalik ka kohe broneerima minna
ning päringu vorm. Kodulehe seadetes on võimalik määrata sisu siis enda ettevõtte kodulehele. Siin on 3 välja. Tekst 1, tervitustekst on see tekst, mis asub siin logo all. Määrame siia midagi. Tekst 2 siis kuvatakse siin meist tääbi all, ehk siis ettevõtte saab vabas vormis kirjutada sinna. Ning tekst 3 on lisainfo kontaktide juurde, mis tuleb siia. Vajutame salvesta ja see info on nüüd kodulehel olemas. Tere tulemast, tekst 1, meist ehk tekst 2 ja tekst 3 asub siin. Siia saab ettevõtte lisada pilte. Hetkel ühtegi pilti ei ole. Lisame mõne pildi. Ja vajutame upload. Ja pilt on nüüd lisatud. Ja selline on ettevõtte koduleht. Nagu enne näidatud sai, siis siin on päringu vorm ja kui klient täidab selle päringu vormi ära, küsib ükskõik, mis ta tahab küsida ja saadab päringu, siis see päring jõuab ettevõtte e-mailile, mis on määratud siin. Seda kodulehte saab ettevõtte jagada siis enda lingiga ning samamoodi on see koduleht leitav töökohtade otsingus, kui me otsime enda tööga ülesse ja vajutame nuppu info. Siis suunatakse klient ka siia kodulehele. Nüüd, kus meil on tehtud kõik vajalikud seadistused online broneeringu toimimiseks, teeme ühe teist broneeringu enda töökotta. Lähme Trumpauto kliendi lehele, valime sobiva teenuse, ehk siis meie määrasime refi vahetus, valime selle ja siin kuvatakse meie töökoda. Kuvatakse töökoja aadress, keskmine tunnihind, arvutatud umbkaudne kaugus minust ja meie avalikud kontaktid. Ehk siis meie lisasime ainult e-maili, siis ainult e-mail on ka siin näha. Ning siin pakutakse esimest vaba aega. Valime selle aja ning vajutame broneeri. Viiakse broneeringu lehele. Eelnevalt valitud teenus on siin juba valitud. Nagu näha, siin on kirjas, et teenust pakutakse ainult sõiduki liikidele sõiduauto. Ehk siis vastavalt, kuidas me siin määrasime selle. Ja vajutame edasi. Siin saame valida siis broneeringu aja. Hetkel on see valitud, sest meie vajutasime, et broneeri see esimene vaba aeg. Aga kui me soovime seda aega muuta, siis me võime kas selle aja peal klikkida või siis mujale vajutada. Ja saame valida endale sobiva aja. Nagu näha, siis siin võetakse arvesse meie määratud standardkestvust sellele teenusele. Ehk siis meie määrasime 60 minutit ja siis siit valides valitakse ka kohe 60 minutit. Ning ka lubatud etteteatamise aeg on siin. Vajutame edasi. Täidame enda sõiduki andmed. Lisame veakirjelduse ning vajutame edasi. Enda kontaktandmed, mille kaudu meid saab meiega ühendust. Nii, soovime vastust mobiilile e-mailile. Soovime, saame lisada ka ettevõtte info ning kui soovime, siis me saame ka automaatselt lasta endale konto luua. Vajutame edasi. Viimane punkt ehk siis ülevaade. Kuvatakse meie broneeringu info. Kui kõik klapib, siis saame vajutada broneeri. Midagi on vaja muuta, saab minna alati tagasi. Vajutame broneeri. Broneerimine õnnestus. Õnnestunud broneeringu peale saan ka e-maili peale kinnituse. Tuleb info minu broneeringu kohta, ehk siis mis kell, kus, mis auto ning veakirjeldus ning lisatakse ka ettevõtte kontaktid, et vajadusel saaks ühendust võtta. Ning samamoodi läheb e-mail ka ettevõttele. Et teie töökojas on uus broneering, mis kell, mis ressurss rakendati, sõiduki info, soovitud teenus, veakirjeldus ning kliendi info. Broneeringu peale lisati ka automaatselt töö Trumpauto kalendrisse.
ehk siis meie broneerisime aja 28.01, võtsime päeva ülesse ja on näha, et siin on üks töö lisatud. Refi vahetus sellele kliendile näeb ära, et on veebis broneeritud ja kirjeldus, rakendatud ressurss. Edasi saame selle tööga tegeleda siin. Uuendada siin töö teostamisstaatust, luua arveid ja nii edasi. Teenuste seadeid on alati võimalik muuta, näiteks saame alati deaktiveerida teenust. Võtame linnukese ära, salvesta ja näha on, et 0 teenust aktiveeritud. Ehk siis enam meie avalikult nähtavad ei ole. Sellised on Trumpauto online broneerimise võimalused praegu.